Kui palju inimesi mahub korraga lavale? See oleneb lava suurusest. Kui on laulupidu, siis mahub 30 000, aga seal veel džässmuusikud ei ole mänginud. Ma arvan 100. 54. Lavale? Saunalavale? Näiteks. Sauna ikka siis. Minu kodus mahub lavale 3 inimest, aga siin Jätskaarel mahub neid ikka päris palju. Ma arvan, et 100 inimest mahub suurele lavale. Nii palju kui vaja. Ei tea, 100 äkki mahub. Ja mitu inimest mahub saali? 1000. Mis te arvate, kas Kersti Kaljulaidile meeldib džäss? Ei. Miks? Sest ma arvan, et ta on väga tõsine inimene, talle meeldib klassikaline muusika. Ma usun küll, jah. Ta tundub selline inimene küll, kellele meeldib erinev muusika ja erinevad asjad. Kindlasti. Ma arvan, et ta on just üks improvisatsioonilise džässi fänn. Ma ei ole Kersti Kaljulaidi ühelgi meie kontserdil veel näinud. Ma tean, et Kersti Kaljulaidile meeldib sport. Ma arvan, et talle meeldib klassikaline džäss ja talle meeldib klubi džäss. Ma loodan, et meeldib. Kui džäss oleks loom, siis milline? Koer. Ja miks just koer? Sellest on piisavalt vallatu ja crazy, nagu koerad tahavad kogu aeg mängida ja on alati rõõmsad ja aktiivsed. Rebane? Ma arvan, et kameelion näiteks. Üks lind kindlasti, kes väga ilusti laulab, sellepärast et linnud ka nagu improviseerivad ja muudavad oma laulu, aga ma ei oska öelda, mis lind, sellepärast et mõned linnud neil on väga kindlad laulud ja teised jälle nagu improviseerivad. Nii et ma arvan, ikkagi linnuriigist tuleb otsida. Võib-olla ta oleks nagu kass, kes hulgub seal, kus ta tahab hulkuda ja on seal, kus ta tahab olla ja kui tal on hea tuju, siis ta nurrub ja siis kui ta tahab natukene midagi muud teha, siis ta läheb ja teeb oma asju. Ma arvan, et kaelkirjak. Kaelkirjak? Kaelkirjak. Ja miks just kaelkirjak? See on nii segane loom lihtsalt. Kui sa ei töötaks siin, siis kus sa töötaksid? Siis ma töötaks mõne teise festivali juures. No äkki, ma ei tea, arhitekt või kunstiõpetaja. Ma kunagi tahtsin saada moedisaineriks ja samas mulle meeldib pildistada ka. Võib-olla ma siis arendaks pildistamise suunda natukene rohkem näiteks. Siis ma töötaksin õpetajana. Ma olen natuke töötan ka õpetajana, mulle väga meeldib õpetada. Ma arvan, ma oleks laevakapten. Ja väga raske öelda. Vahel ma olen mõelnud, et ma võiksin olla masseerija. See küsimus mulle väga ei meeldi, sellepärast ma tahaksin ikkagi siin töötada. Ma ei taha kuskil mujal töötada. See meeldib mulle üle kõige. Iseloomusta teisi džässkaare ja töötajaid. Džässkaare töötajad on kõige ägedamad töötajad, kellega koos ma olen midagi teinud. Ausõna. Me oleme kõik natuke ühtemoodi, et meile meeldib, kui kõik on väga hästi tehtud. Kui kõik on hästi korraldatud, et kui kuulajatel on hea olla ja muusikutel on hästi hea olla ja kõikidel on kõik hästi jookseb ja on korras. Kui sa oleksid muusik, siis millist bändi sa teeksid? Ma arvan, et ma teeks sellist bändi, mis toob erinevad stiilid kokku ja erinevad pillid kokku. Et mulle väga meeldib näiteks cello ja mulle väga meeldib saksofon. Siis ma võib-olla prooviks panna neid kokku ühte bändi ja siis ma võib-olla mingeid muid pille veel prooviks kokku panna. Ma ei kujuta hästi ette, et ma tahaksin bändi teha. Mul praegu küll sellist kutsumust ei ole. Võib-olla see oleks ikkagi vokaalbänd, et keegi teeks nagu ümiseks rütmi ja keegi natukene teeks percussionit päriselt ja siis ülejäänud oleks vokaaliga ja võib-olla veel mingi sooloinstrument, kas viiul või flööt. Ma arvan, et see oleks vokaalansambel. Kõik laulaksid. Kui mina teeks praegu bändi, siis ma mängiks kitarri, siis see on ainus pill, mida ma natukenegi oskan. Ja see oleks folk, jazz, metal bänd. Bändi liikmed oleks ka ühtlasid minu kõige paremad sõbrad, siis oleks äge bändi teha.
ma arvan, et funky bändi. mis on sinu lemmikbänd? Phil Collins. jah. minu lemmikbänd? Jah. Ma ei oska öelda seda praegu. Rammstein. General Electrics on mu lemmikbänd. General Electrics on mu lemmikbänd. Palun lõigake see sisse pärast. Mill džässbänd lastele kõige rohkem sobib? Ma arvan, et selline bänd, kus on sellised liikmed, kes väga lastega suhtlevad või näiteks lastest koostatud džässbänd kindlasti, ma usun, et see võiks väga hästi. Lõbus, rõõmus ja bänd, kes lähtub oma muusika mängimisest sellest, mida lapsed tahavad kuulda. Ma arvan, et lastele võiks soppida siuke bänd, kus on palju pille. Kus on trummid ja kus on kitarrid ja kus on klaver ja et nad saaksid erinevaid asju proovida. ja kas ma võin teile ka küsimuse esitada? Mis see jatskaar võiks tähendada? Miks ta ei ole džässkaar? See on väga raske küsimus. Ja siis nagu slängis juba omal ajal räägiti, et mitte džäss, vaid jats. Kõik muusikud rääkisid jats ja sellest tuligi jatskaar ja siis on meil veel külapidu, mille nimi on jaskar ja kokku ongi jatskaar ja kaar on selline, mis igale poole ulatub nagu vikerkaar, nagu ühendab meid muusikuid ja kuulajaid kõiki ja sellepärast ongi jats tore, et ta ühendab kõiki, ühendab igasuguseid stiile ja ühendab ka inimesi, kes siin jatskaarel töötavad, saavad tuttavaks ja pärast suvel peavad pidu. Lõpp. Okei, aitäh!